Tere! Mina olen Jaanika Palm Eesti Lastekirjanduse Keskusest ja mul on hea meel, et te olete otsustanud vaadata, milliseid põnevaid lasteraamatuid sel aastal on ilmunud. Kui eelmisel aastal sai räägitud, et raamaturiiulid on raamatutest pungil ja meil on hästi palju toredaid ja ilusaid mudilastele mõeldud raamatuid, siis sel aastal saame me öelda täpselt sama. Eriti palju ongi ilmunud sel aastal just kõige väiksematele lugejatele mõeldud teoseid, aga võrreldes näiteks eelmise aastaga on ilmselt neid tõlgitud rohkematest keeltest. Meil on hästi palju toredaid oma autoreid ka, kes on sel aastalgi raamatuid välja andnud. Meil on hästi palju toredaid illustraatoreid, kes neid autorite jutte on siis illustreerinud. Kui vaadata teemade poolest, siis teemade poolest on ka see aasta olnud hästi rikas ja mulle tundub, et mida aeg edasi, seda rohkematel teemadel julgetakse lastega rääkida. Loomulikult ei kao mitte kuhugi ka see, et räägitakse laste igapäevasest elust. Seda võib siis teha kas nii laste endi läbi või siis on valitud selleks hoopis loomtegelased. Möödunud aastal see ilmselt ka mainitud juba, et hästi toredad on Riika Jänti Väikese hiire raamatud. Sel aastal ilmus sarjast Väikese hiire päev, mis räägib siis just selliseid ühe hiirekese päevast, alustades hommikust kuni õhtuni välja. Ja kui hiireke hommikul tunneb ennast ääretult õnnelikuna, et ta saab üles aidata, siis päeva peale on tal ka natukene nukramaid hetki, näiteks siis, kui ema tahab teda riidesse panna, ta peab hambaid pesema või peab lasteaeda minema või peab lasteaiast koju tulema. Et selles suhtes on see selline tore, vahva ja trükitähtedes raamat, et kui keegi tahab oma lastele just selliseid raamatuid, kus ta saab ka lugema õppida, siis see hiire raamat on suurepärane. Nüüd Ruumi on ka tillukese sütis on selline tore raamat, mis räägib ühe lapse igatsusest kodulooma järele. Tema arvates mahuksid tema koju elama kõik loomad, aga paraku tema vanemad niimoodi ei arva. Poiss küll leiab, et kas või vanemate vahel mahuks magama ilusasti üks kena koerake. Kuidas see lugu lõpeb, saate siis juba raamatust vaadata. Liis Seina raamat Kartlik rebasepoeg räägib seda, et alati ei tasu uskuda seda, mis teised sulle räägivad. Peab ikka ise järele vaatama. Väike rebasepoeg kardab neid lugusid, mis temale on räägitud. Ja ta ei julge kunagi minna poopast päeva ajal välja, et vaadata, mis seal toimunud on. Kui ta aga ühel hetkel otsustab siis ise vaadata järele, et milline maailm, kui seal paistab päike, avastab ta, et maailm on hoopis teistsugune, kui ta siiamaani arvanud on. Ja ta vaatab seda maailma siis hoopis teistmoodi, kui on näinud tema vanemad, vanavanemad ja tema vend. Katri Kirkopelto Popi lugude sarjas ilmus ka uus raamat Popi ja Pahur päev. Ja selles raamatus vaatleb siis Katri Kirkopelto, kuidas üks Popi lasteaeda peab minema. Kui Popil juba hommikust peale tundub, et ta ei taha üldse sinna minna, vana aga kogu aeg kiirustab teda tagant ja lõpuks, kui Popi jõuab lasteaeda, siis ta ei olegi enam Popi, vaid on hoopis superkangelane Torm, kellel on kartmatu süda ja kellel on tohutult supervõimeid. Selles raamatus räägitakse ilusasti ära, et kuidas toimub kiusamise tsükkel ja mida võiks siis teha, et sellest kiusamise tsüklist välja murda. Ja see on kirjutatud sellises stiilis, et lasteaia lastel on ka sellega lihtne samastuda ja sellest aru saada. Kristi Kangilaski raamatus Suur rüütel näeme me ühte vaprat poissi, kelle isa on läinud ära kaugele tööle ja jätnud tema koju kuningannat valvama. Kuninganna valvamine ei ole sugugi kerge töö. See on poisile raske ülesanne ja ta peab võitlema lohedega, hoidma muul kombel igal pool asjadel silma peal
ja kuna see on niivõrd raske töö, siis on ta õhtuks hirmsasti väsinud. Õnneks on tal keegi, kes teda siis aitab ja toetab, nimelt tema ema kuninganna. Kui need olid nüüd sellised ühe jutu raamatud, siis Liis Seina raamatus Maruvahva lasteaed on terve hulk lugusid. Raamatu peategelasteks on Harald ja Freia, kes on 3-aastased, lähevad lasteaeda ja neil tuleb puutuda lasteaias siis kokku väga erinevate sündmustega. Ja Liis Seina arutlebki siin raamatus siis väga toredasti, kuidas erinevad lapsed võivad siis lasteaia keskkonnale hoopis teistmoodi reageerida. Üks on aga kindel, et kui sul on lasteaias sõbrad, kui sul on kodus toetavad vanemad, siis ükski raskus ei ole raske, et seda ületada. Ei maksa arvata, et väikeste laste raamatutes räägitakse ainult väikestest asjadest. Just see aasta on tõestanud, et väikelaste raamatutes räägitakse hästi palju suurtest ja tõsistest asjadest ja seepärast võiksid just mudilaste raamatuid lugeda ka täiskasvanud inimesed. Ja ma arvan, et neile kangesti meeldiks. Näiteks Bettina Obrechti raamat Ma siis lähen nüüd, ütles aeg, räägib ühest pühapäeva hommikust. Meil kõik teevad aega parajaks või löövad aega surnuks. Nii et aeg otsustab ära minna. Õnneks üks väike tüdruk märkab seda ja läheb ajale järele ja püüab teda tagasi tuua. Kas ja kuidas tal see õnnestub ning mis väärtus sel ajal on, saab lugeda juba raamatust. Teine raamat, mis samuti roheline, mis räägib ka ajast ja tema tähtsusest meie jaoks, on Jacominus Gainsborough Paremad päevad Rebecca Totre-Meerilt. Selle raamatu peategelane on üks vahva jänes, linkalonka jalaga, nagu ta ise enda kohta ütleb, aga õnneks on tal väga armastav pere. Ja kui see väike jänes läheb vapralt läbi kogu elu, saab ta lõpuks tõdeda, et sa meeldisid mulle, armas väike elu, sa andsid mulle nii palju. Et hästi selline tore ja südamlik raamat, mida koos lastega on väga tore uurida. Joonas Tauli raamat Üks imeline mees räägib samuti hästi suurtest ja tähtsatest asjadest ja mõnes mõttes on ta sarnane selle eelneva raamatuga ka. Teisest küljest jälle ka hästi teistsugune. Joonas Taulit, kui te mäletate, ilmus mõni aeg tagasi ka raamat Öömõtted ja tegelikult Joonas Taul jätkab seda sama liini, et tema raamatud on hästi sellise napi joonega, hästi vähese tekstiga, aga hästi suure sisuga. Ja nagu raamatu pealkirigi ütleb, Üks imeline mees räägib sellest mehest, kes on enda arvates imeline, teeb imelisi asju, kannab imelisi riideid, kuid selle raamatu lõpuks arvastab ta selle, mis on olnud kõige imelisem asi tema elus. Suurtest ja tähtsatest asjadest räägib ka Aino Pervik. Tema hiljuti ilmunud raamat Tuulelohe saab sõbraks sisaldab siis 9 juttu ja räägib ühest tuulelohest, kes otsustab nööri otsast lahti rebida ja elada oma elu ise nii, nagu ta tahab. Loomulikult ei lähe tal kõik nii kergesti, nagu võib-olla arvata võiks, aga just need erinevad kohtumised erinevate olenditega, olgu see siis allveelaev, olgu see kiik, olgu need konnad tiigis, panevad tuulelohet mõtlema, kes tema on, kuidas tema elu on tähenduslik ja mis selles kõige olulisem on. Loomulikult ta leiab neile ka vastused, mida on tore siit raamatust näha. Aino Pervikul nagu ikka on palju selliseid vihjeid kaasaja sündmustele. Neid võib teada ja siis on need abiks nende sündmuste selgitamisel, aga teisest küljest neid ei pruugi ka üldse teada, et see on selline ikkagi üldhumaanne raamat. Hästi suurtest asjadest räägib ka Karu ja klaver, koer ja viiul David Litchfeldilt
Ja eelmises raamatus Karu ja klaver räägiti siis karust, kes sai üle ilma kuulsaks. Siin läheb lugu edasi, aga natukene ka kõrvale, sest siin on tegemist ühe koeraga, kes on õppinud oma peremehe kõrvalt suurepäraselt viiulit mängima. Kui Karu kutsub teda oma bändi, saab koera viiuliõpetaja natukene kurvaks. Ta on õnnetu, et koer läheb ära turneele. Aga siis otsustab ta ikkagi oma õpilasele andeks anda ja läheb tema kontserti vaatama ja suudab tunda rõõmu ka tema edu üle. Vahepeal ei ole see kuidagi kerge. Piret Raua Meri räägib samamoodi hoolimisest ja sõprusest. Kalad ei oska merest lugu pidada ja käituvad temaga väga ülbelt ja sõnakuulmatult. Nii otsustabki Meri minema minna ja natuke puhkust võtta. Kui siis aga kalad omapäi jäävad, siis alguses tundub neile elu väga lustlik ja lõbus. Siis aga hakkavad nad loomulikult igatsema merd, tema unejutte ja saavad aru, milleks neile merd vaja on olnud. Kui aga Meri tuleb tagasi, õpetab ta kalakese tugema, et nad ise saaks endale õhtujuttu lugeda. Ja nagu öeldakse, ütleb Piret Raud siin raamatu lõpus ja ta rääkis veel pikalt, kui kasulik ja hea on olla haritud kala, sest raamatute abil saab nii mõnigi kord ka igavust peletada ja üksildust peletada. Hästi suurtest teemadest räägib ka Tomi Kondio raamatus Koer nimega kass. Raamatu peategelane, see armas koer siin, on sündinud hulkuvast koeraemast ja tema koeraema on arvanud, et ta peaks olema iseseisev, seepärast paneb talle nimeks kass, sest kõik kassid on iseseisvad. Koer aga tunneb kogu aeg, kuigi ta püüab olla iseseisev ja üksinda hakkama saada, tunneb ta kogu aeg, et tal on midagi puudu, et tal on vaja enda kõrvale kedagi veel. Ja tahes tahtmata hakkab ta siis inimesi usaldama, leiab endale sõbra ja tunneb siis, et ta võib vabalt olla koer nimega kass. Marko Viale raamatus Siniste huntide linn keskendutakse sellele, et kõik asjad ei pea olema ühtemoodi. Sinised hundid elavad oma linnas ja kõik asjad toimuvad nii, nagu alati on toiminud. Kui aga ilmub sinna kohale üks punane hunt ja teeb kõiki asju teisiti, siis tundub sinistele huntidele midagi väga korrast ära olevat. Mis saab aga siis, kui linna saabub veel ka kollane hunt? Saate vaadata juba raamatust. Kui üks suur teema oli aeg ja teine võib-olla erinevused, siis kolmas suur teema, mis lasteraamatutes viimasel ajal hästi tihti käsitlemist leiab, on loodus ja ka põgenikekriis sellega seoses. Kertu Sillaste raamat Appi on esimene Eesti raamat, milles ei ole mitte ühtegi sõna rohkem, kui siin kaanepildil on toodud. Ja igaüks saab selle raamatu siis täita omaenda sõnadega, jutustada loo läbi nende piltide, mis siin on toodud. Ja teemad, mis siin esile on toodud, ongi just teiste aitamine, nii looduse ja loomade aitamine, kui siis ka teiste inimeste aitamine. Et hästi selline oluline ja suur teema, aga samas käsitletud sellise helges ja sõbralikus võtmes. Loodusteemadest räägib ka Liis Seina raamat Minu linn. Selle peategelane on üks poiss, kes ehitab pakenditest endale suurepärast linna, aga milles on pilvelõhkujad, milles on bensiinijaamad ja kaubanduskeskused. Ja kui ema siis saadab poisi kasvuhoonest supirohelist tooma, siis poiss kuuleb seal vestlevate loomade ja putukate vestlust ning otsustab tagasi tulles ehitada hoopis teistsuguse linna. Sellise, kus on aiad, kus on kasvuhooned ja kus on hea olla lisaks inimestele ka loomadel, putukatel, lindudel, kaladel ilmselt ka.
Nüüd Tiia Navi, Kimalane Karla ootab vihma, käsitleb sama teemat, aga teeb seda hoopis kõige väiksemate seisukohast, ehk siis Kimalase silma läbi vaatab tema seda olukorda, mis meie looduses toimub. Ja Tiia Navi on selline kirjanik, kes kunagi oma tekstis ei loe moraali, vaid ta lihtsalt esitab selle situatsiooni ja me kõik saame iseendale sellest tekstist siis järeldused teha. Sellised olid meie raamatute suured teemad, mida väikestele lastele tasub lugeda ja suurtele endal ka. Õnneks on nendele tõsistele teemadele tasakaaluks meil ka teisi raamatuid, mis natukene lustlikumad on ja pakuvad võib-olla rohkem just sellist lugemisrõõmu ja naudingut ja tuletavad meelde, et päris tore ja vahva on elus olla. Näiteks Mo Willemsi sari Elevandist ja notsust. Sellest on kokku ilmunud 4 teost, praegu mul siin on 3 näidata. Et me oleme raamatus, sul on lind peas ja kas lähme õue mängima ja kas ma pean oma jäätist jagama, on nii hea raamat, et see oli isegi meil välja laenutatud praegu. Tegemist on siis selliste vahvate raamatutega, mis on esitatud koomiksina või dialoogina, et ainult notsu ja elevant omavahel räägivad. Ja laps, kes alles lugema õpib, saab siit hästi kiiresti ja kergesti lugemiselamuse kätte. Et neid raamatuid julgeks küll soovitada. Mis nende raamatute puhul kõige põnevam on see, et tegelikult tundub üsna lihtne, et sa kirjutad sellist dialoogi, aga nendes lugudes on alati selline puent ja väike vinka juures ja elevandi ja selle notsu omavaheline kooslus on hästi-hästi tore. Kindlasti on neil, kes lasteraamatutega kokku puutunud, Teedu ja Peedu ka vanad tuttavad ja sellel aastal ilmus siis Aino Habukainenilt ja Sami Toivonenilt juba päris mitmes osa sellest sarjast. Nagu näha, siis siin lähevad Teedu ja Peedu rongisõidule ja kuna nad pole kunagi varem rongiga sõitnud ja teevad seda täiesti esimest korda, siis juhtub neil igasuguseid asju. Näiteks nad ei tea seda, et mida kaasa pakkida, kuidas leida üles õige vagun, miks peab pileteid rongis näitama ja nii edasi ja nii edasi. Ja kõik need asjad on, kui muudes raamatutes on õpetatud võib-olla lapsi selliste toredate ja sõbralike eeskujude najal, siis siin on pigem sellised vastupidises suunas õpetamine või äraspidine psühholoogia käiku toodud. Aga Teedu ja Peedu on muidugi sellised hästi toredad lustakad raamatud ja kõigi nende laste lemmikud, kes koomikseid armastavad, need võiksid seda raamatut küll pikalt uurida, sest siin on hästi palju detaile. Vahva raamat on ka Kuhu kadusid bussipiletid, mille autori nime ma isegi ei hakka proovima. Järele lugeda, kuidas see õige on. Ja räägib siis ühest bussist, kuhu tuleb palju reisijaid ja kui bussijuht hakkab pileteid kontrollima, lendavad kõigi piletid lendu. Nii et bussijuht otsustab, et need piletid tuleb kindlasti kätte saada. Ja minnakse neid pileteid üheskoos otsima ja satutakse igasugustesse seiklustesse. Lõpuks lepitakse olukorraga, et piletid on lendu läinud ja kuna nad on linnukestele tekkideks läinud, siis ollakse rahul olukorraga just nii nagu on ja bussijuht saab ka ilma piletiteta seekord hakkama. Näitan veel kord ka Betsoni ja Finduse raamatut. Tegemist on nii-öelda koondkoguga, kus on mitu erinevat Betsoni ja Finduse lugu koos. Ja lisaks nendele lugudele on selles raamatus veel ka need lood, et kuidas need pildid on sündinud Sven Nordqvistil ja mõned tegevused, mida siis lapsed saavad ise veel edasi teha. Et kõik see vana tuttav ja selline armas ja südamlik miljöö, mis meile Betsoni ja Finduse lugudes nii armas on olnud, on nüüd kõik ühtede kaante vahele kokku pandud ja hästi tore ja armas lugemine. Ulrika Kesterelt ilmus
selline tore ja lustakas raamat Sünnipäev. Selle raamatul on mitu sellist erinevat tasandit ja see pealmine tasand ongi selline hästi lustakas raamat. Ta räägib tegelikult sünnipäevadest, kuidas kellelegi meeldib sünnipäeva tähistada. Kellele meeldib tähistada seda üksi ja hiiglasuure tordiga, kellele meeldib tähistada üksi ja paljude tortidega, kellele meeldib olla tähelepanu keskpunktis või kellele meeldib olla just ja ainult üksi. Ja mõnele muidugi meeldib ka niimoodi, et ta ei tee sünnipäevast väljagi ja läheb ära üksinda metsa hoopis seda nautima. Ja mulle tundub, et kui laps mõistab, et on palju erinevaid viise, mis kõik võivad olla õiged kellegi jaoks, siis oskab ta ka teistes asjades näha seda, kui inimesed teevad asju erinevalt, et selles ei ole midagi halba. Helena Kochi Kartulikuningriik koosneb ka mitmest erinevast loost ja kõik need lood räägivad köögiviljadest Kartulikuningriigis. Siin on hästi palju erinevaid köögivilju ja igal ühel neil on oma kindel iseloom. Näiteks sibul tahab üle kõige saada stand-up koomikuks. Siis on lillkapsas, kes unistab sellest, et ta kunagi saaks pidada pulmad. Ja on siin ka üks redis, kes unistab maailmareisist. Ja loomulikult on selle kuningriigi valitsejaks kartul, kes kogu sellest draamast seal aiamaal ära tüdib ja tahab talvel ootab juba seda talvepuhkust üksinda pimedas keldris. Nagu ikka tulevad ka sel aastal jõulud ja kuigi üsna palju jõuluraamatuid pole ilmselt veel poodidesse jõudnud, on 2 vahvat raamatut siiski kohal. Mõlemad on Astrid Lindgrenilt. Neist esimene Jõulud Tallis räägib jõulude loo ehk siis kõige esimestest jõuludest, mis tähistati. Ja raamatul on uued illustratsioonid sees ja Eestis ilmub see raamat siis esimest korda. Et kindlasti selliseks jõulutunde loomiseks kulub marjaks ära. Teine raamat Astrid Lindgrenilt on Ühed ammused jõulud Smålandis, mis kangesti meenutab lugedes pullervilaste jõuludest. Et siin on samamoodi, minnakse metsa kuuske otsima, tuuakse sellega koju, vaadatakse, kuidas elamist kaunistada, mida lauale panna ja ikka kogu aeg on see hirm, et kõik ei jõua valmis ja jõulud ei saagi tulla. Et selline hästi soe ja südamlik ammuste aegade lugu ja samamoodi ilusate piltidega, kaasaegsete piltidega tehtud, kuid sellise hästi nostalgilise tundega raamat. Mõnevõrra nostalgiline raamat on ka Meie laste muinasjutte, mis sisaldab siis muinaslugusid muistsetest aegadest tänase päevani välja ja need raamatud või need lood on siis jagatud erinevate aastakümnete kaupa ja siit on siis saab ülevaate põnevatest lugudest ühelt poolt, teiselt poolt aga ka kindlasti sellest ajastust, millest need lood tulevad. Et selline võib-olla tore nostalgiline retk jõuluajaks vanaemade lapsepõlve, emade lapsepõlve ja siis ka uuemad lood juba saavad osaks ka praeguste laste lapsepõlvest. Jõulude ajal ei pea kindlasti lugema ainult uusi ja värskeid raamatuid. Üsna palju on meil ilmunud sel aastal ka kordustrükke. Näiteks Jens Sikskaardi Palle üksi maailmas on uues väljaandes väljas. Samamoodi Kui ma oleksin suur Eva Janikovskilt. Et need raamatud kindlasti tänastele emadele ja vanaemadele ütlevad palju, miks mitte jagada neid oma lastega. Ja
Eesti autoritelt siis on samamoodi ilmunud nii mõnedki kordustrükid, mida ma tahan teile siin ära mainida. Piirikivi raamat Viisk, põis ja õlekõrs, mis on Eesti kõige traagilisem lasteraamat, sest kõik peategelased hukkuvad, on kindlasti selline vahva retk minevikku, kas või selle poolest juba, et lastele rääkida, mis on need Viisk, põis ja õlekõrs, kes kolmekesi teele asuvad. Väikeste tüdrukute lemmik Kaarist on kasu on uuesti välja antud Lilian Härmi imekenade piltidega ja vaevalt, et tüdrukud ajas nii palju muutunud on, et neile see korda ei läheks. Või siis Edgar Valteri Kassike ja kakuke, mis räägib vahva loo sellest, kuidas Kassike ja kakuke otsustavad omavahel kohad ära vahetada. Ja siis veel ka uute piltidega tulnud Elar Kuusi Memmemusi. Nagu nägime, on lastele mõeldud raamatulaud äärmiselt kirev ja mitmekesine, nii et lugegem ja nautigem. Sest lastega koos veedetud hetked on justkui Memmemusi, mis annab kaasa lapsele eluteeks enesekindluse ja õpetab teda eluraskustega toime tulema. Lõbusaid hetki teile koos laste ja raamatutega.